tänase istungiga. Kell on juba 12:01. Härra aseesimees, palun. Nii, et ma juhin teie tähelepanu, et vaatamata ilusale ilmale suvi on läbi ja meil algab esimene istung. Nii. Iseenesest meil on muidugi demokraatia, kui enamus ei soovi istungi, siis me ei pea seda tegema. Näeme kuue pärast ja nii. Ma vaatan, et kõik tahavad ikkagi lahendada need olulised küsimusi, mis meil päevakorras on ja head isu. Ja alustame siis sellega, et kas on sõnavõtu soove? Ja palun. Aitäh. Teemaks see, mida eilne aktuaalne kaamera pakkus. Pärnu linna ettepanek Sauga vallale, et paneme leivad ühte kappi. Olen väga lähedalt kokku puutunud ühe selle valdkonna väga negatiivse kogemusega. 2 aastat tagasi ühinesid Kõrgessaare vald ja Kärdla linn ja tekkis ühine Hiiu vald. Ja praegu on tulemus väga pingeline. Ühinemislepingus pandi kirja, et Kõrgessaare valla territooriumil olevad asutused säilivad iseseisvatena ja nüüd on järjest neid kinni pandud. Volikogus enamust omades on seda lihtne teha. Käsi püsti ja paneme kinni. Mitu asutust, mis nagu pidid säilima, on ära kaotatud. Ja viimane tõsine kemplus käis Lauka põhikooli pärast, saab 115 kohe, see on 60 last ja kool taheti kinni panna ja teha sellest õpikoht. Ühte kooli kokku ühendada kõik, kus haridust antakse. Ja olin just pühapäeval koos ühe Pühalepa vallamehega ja küsisin, et hakkate siis ühinema või ta ütles, et pärast seda, mis Kõrgessaares toimus, iial. Et selles mõttes sellest, kuidas nüüd kulgeb Sauga ja Pärnu läbirääkimine, sõltub üsna palju, mida tulevikus teised hakkavad mõtlema. Ja minu arvates seal Kõrgessaare puhul tehti kõige suurem viga selles, et inimestega räägitud. Volikogu tõstis kätt, nii nagu eesseisus käskis, ja kohalikud loevad siis lehest. Direktorile teatati ajalehe kaudu, et sina 1. septembril kooli aktusele tulla ei tohi. Need suhteliselt räiged ja jämedad möödalaskmised kogu selle asjaajamise juures. Et mina paneks küll südamele, et olenemata lõpptulemusest tuleks Sauga valla inimestel anda võimalus, et nad saavad valida oma tulevast staatust ja et nendega räägitakse, et neid kuulatakse ka. Et ma ei tahaks küll olla, et Pärnu linn on see suur Peeter, kes pärast väiksele Peetrile tühjad pihud jätab. Me anname eeskuju ka teistele mõnes mõttes. Jõudu! Suur tänu. Kas on veel sõnavõtusoove? Arupärimisi linnavalitsusele näiteks? Ei paista. Siis teeme vahepeal ühe piduliku osa.
siis mul on kaks valimiskomisjoni otsust, nimelt volituse peatamiseks Trivimi Velliste poolt aastaks ja Irina Talviste poolt 3 kuuks. Ja lähme siis päevakorra juurde. Päevakorras on selline muudatus, et majanduskomisjoni punktides, ja neid on üks minu mäletus mööda, siis esimene teeb ettekannet majanduskomisjoni aseesimees Andrus Kärpuk esimehe asemel siis. Ja sellise muudatusega palun päevakorda kinnitada. Kes on selle poolt, et see päevakord kinnitada, palun andke käega märku. Kas keegi on vastu? Erapooletuid? Ei ole. Päevakorra esimene punkt on volikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine ja ettekannega esineb siis loodetavasti esineb majanduskomisjoni aseesimees Andrus Kärpuk, palun. Lugupeetud volikogu, minu selline veidi ekslev käitumine siin saalis tuleb sellest, et lihtsalt ettepanek seda päevakorrapunkti ette kanda tuli mulle küllalt ootamatult, aga asi iseenesest on ka, eelnõu on teil seina peal ja ettepanek on siis majanduskomisjoni liikmest välja arvata Karbo Konts. Kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole. Suur tänu. Ja siis palun hääletame. Kes on selle poolt, et majanduskomisjoni koosseisu niiviisi muuta? Palun andke käega märku. Poolt, kes on vastu, erapooletuid ei ole, sellega on päevakorrapunkt vastu võetud. Järgmine volikogu noortekogu komisjoni koosseisu muutmine. Ettekannega palun noortekogu komisjoni esinaist. Aitäh! Austatud volikogu, esitan siis eelnõud, mis puudutab volikogu noortekogu komisjoni muutmist ja sellel aastal siis on muutusi palju, et osad liikmed siis, kes siin on volikogu poolt enne olnud meie ridades, lihtsalt ajapuudusel olen sunnitud ka siit välja arvama ja siis see puudutab siis järgmiseid liikmeid. Raido Ilp, Urmas Sule, Trivimi Velliste, Kätlin Joala, Helen-Maria Raadik, Mattias Soosalu, Dmitri Svonkov ja Laura Sinimäe. Siin on ka neid õpilasi, kes on õppima asunud ja sellepärast see nimekiri on ka nii pikk. Ja arvata komisjoni koosseisu Anatoli Vetkin, Ilja Lešenko, Karel Paan ja Eliise Haljas. Ja esitan ka muudatusettepanekut, esialgselt oli ka Tatjana Kussarova selle komisjoni liikmeks arvatud, aga kuna siin selgus, et fraktsioon otsustas teisiti, et teda on vaja sotsiaalkomisjoni, siis ma esitan selle muudatusettepaneku praegu teile. Suur tänu, kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole. Kas ma võin repliigi öelda ise selles mõttes, et mul on nüüd selline palve teile,
et kuna see komisjon vajab seda tasakaalu volikogupoolne liige pluss see väljaspoolt liige, siis kui on keegi, kes on ainult ühe komisjoni liige, siis ma väga paluks, mul oleks vaja 2 liiget juurde siia komisjoni praegu. Et lihtsalt selles mõttes, et oleksite seal toetava jõuna olemas. Et kui on keegi selline, siis palun võtke minuga ühendust. Aitäh! Aitäh! Ja kuna eelnõu algataja esitas parandusettepaneku ja lisaks oli kõik okei, siis on üks parandusettepanek ja hääletame alustuseks seda, et muudatusettepanek on siis selline, et uute liikmete nimekirjas jääb välja Tatjana Kusarova, kes on selle poolt, et antud muudatusettepanekut toetada. Kes on vastu? Ei ole, erapooletuid ei ole, muudatusettepanek on toetuse leidnud. Ja nüüd palun hääletame siis eelnõu. Kes on selle poolt, et toetada antud eelnõu, ehk siis noortekomisjoni koosseisu muudatus, palun andke käega märku. Nii, kas on küsimusi? Siis palun saalis vaikust, eriti selles osas. Ja siis, kas küsimus oli selle kohta, mille poolt praegu hääletasite või selle kohta? Aha, siis nüüd on eelnõu kord ja enne oli muudatusettepanek. Et katkestan hääletuse ja alustame siis uuesti, kes on selle poolt, et toetada selle eelnõu ehk siis noortekomisjoni koosseisu muudatust. Palun andke käega märku. Kes on vastu? Ei ole, erapooletud ei ole, eelnõu on toetuse leidnud. Päevakorra järgmine punkt on loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks. Ettekannega esineb abilinnapea Jane Mets. Palun. Austatud volikogu esimees, aseesimehed, volikogu liikmed, head külalised. Palume volikogu nõusolekut, et võtta varalisi kohustusi järgnevaks 2 aastaks riigihanke korraldamiseks siis täiskasvanute varjupaiga, täiskasvanute päevakeskuse ja toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuste tellimiseks. Praegu nendes valdkondades tegutseva lepingu alusel lõpetab tegevuse selle aasta lõpuga ja tahame veel oktoobrikuu jooksul kuulutada välja uue hanke, et 1. jaanuarist oleks teada, kes kõike seda 3 teenust osutama hakkab. Rahasummad on seletuskirjas kirjas, arvame, et selle piiridesse ka uue hanke tulemus jääb ja oleme arvestanud, et 2. aastal võib ta ka suureneda kuni 5%. Aitäh! Aitäh! Kas ettekandjal on küsimusi? On, palun. Aitäh! Kas selle teenuse disainimise juures on silmas peetud ka tõenäolist varjupaiga kasvuse vajadust? Ma mõtlen sisserändajaid. Ei ole. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Ei ole. Suur tänu. Ja kaasettekannega esineb majanduskomisjoni aseesimees Andrus Tärkop, palun. Lugupeetud volikogu, majanduskomisjon teisipäevasel istungil arutas seda eelnõu ja esitati küll põgusalt küsimusi, tõsisemat diskussiooni ei tekkinud ja otsustati suunata eelnõu
Kas on küsimusi kaasettekandjale? Ei ole. Siis hääletame ja antud päevakorrapunkt eeldab häälte enamust, kuna tegemist on siis kohustusliku võtmisega. Palun andke käega märku, kes toetab seda printsiipi. Kes on vastu? Kas on erapooletuid? Sellega on päevakorrapunkt vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Pärnu Kuninga tänava põhikooli ruumis. Ettekannega esineb Jana Metsalu linnapea, palun. Aitäh, head volikogu liikmed, samuti palume teie nõusolekut järgnevaks 2 õppeaastaks, millest esimene on juba alanud 1. septembriga, lubada Kuninga tänava põhikoolil rentida Ringi tänav 10 hoones 2 klassiruumi ja seal ees olevat koridori, see on 89,2 ruutmeetrit, hinnaga 4 eurot ruutmeeter pluss käibemaks, millele lisanduvad kommunaalkulud ja vajadus tulenes sellest, et sellel õppeaastal ja veel ka järgmisel õppeaastal on esimestesse klassidesse minejate arv märgatavalt suurem, kui see oli mõned aastad tagasi ja siis tuleb järsk langus. Aga surve kesklinna koolidele, nii Kuninga tänava koolile kui Vanalinna koolile on väga suur ka seetõttu, et õnneks on peredes sündinud ka teised ja kolmandad lapsed ja kui esimene ja teine laps sel ajal said nendesse koolidesse vaatamata sellele, et nad võib-olla ei olnud selle piirkonna elanikud, aga et tahetakse ka, et õed-vennad saaksid ühes koolis käia, siis me oleme läinud seda teed, et nii Vanalinna koolis kui Kuninga koolis, aga ka Mai koolis oleme lubanud linnavalitsuse korralduse alusel võtta klassi rohkem kui 24 õpilast, aga ruumid, mis võimaldaksid õppetööd 26 või isegi 27 õpilasele, ei ole kummist ja vajame nagu abiruume 2 õppeaastaks. Oleme arvestanud, et sellel aastal siis tuleb kommunaalkulude peale orienteeruvalt juurde 500 eurot pluss see 4 eurot ruutmeeter ja sama põhimõttega ka järgmisel tervel kalendriaastal ja ülejärgmisel aastal siis nagu kuni juunikuuni ehk õppeaastatest on jutt. Aitäh! Aitäh! Kas ettekandjal on küsimusi? Jah, palun. Kas nendesse selle kooli esimestesse klassidesse on tulnud ka väljastpoolt Pärnu linna halduspiire? Ei, me ei, vastavalt meie eeskirjale esimestesse klassidesse me ei võtnud kindlasti väljapoolt Pärnu linna elanikkonnaregistri järgi sama Vanalinna kooli. Aitäh, kas on veel küsimusi? Ei ole. Kaasettekannega esineb majanduskomisjoni aseesimees, palun. Lugupeetud volikogu, ka seda eelnõu arutas majanduskomisjon, sisulisi probleeme ei nähtud, toetati ja üksiti tehti siis linnavalitsusele ettepanek, et teedespetsialist võiks üle vaadata laste turvalise tänava ületamise võimaluse, kuna nende tänavatel seal ei ole ületamisradasid. Et kui see asi saab ka korda, siis on nagu asi täiuslik ja toetati 12,5 päevaga vastu ja erapooletud ei ole. Aitäh, kas on küsimusi? Ei ole. Siis on hääletuse kord, kes on selle eelnõu poolt, palun tõesti kätt. Kes on vastu? Kas on erapooletuid? Sellega on päevakorrapunkt vastu võetud.
päevakorrapunkt on loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks, koristusteenus, ettekandega esineb Tiina Ropp, linnasekretär, palun. Head volikogu liikmed, austatud juhatus, linnavalitsus on esitanud eelnõu, millega me soovime uueks perioodiks luba korraldada riigihange linnavalitsuse büroohoonete nii sise- kui välikoristuse korraldamiseks. Varasemalt on olnud see periood 3 aastat, ettepanek on praegu korraldada järgmine hange 4-aastane. Rahaliselt oleme arvestanud samad kulu, täna on aastakulu 42 000 ja natuke peale eurot ja kuna on 4-aastane periood, siis ilmselgelt väike kasv tuleb, me ise loodame, et see jääb 3% sisse, aga täpselt saame teada, kui on hanke tulemused teada. Aitäh! Aitäh! Kas ettekandjal on küsimusi? Ja, palun. Kas on loota, et siin Raekoja esimene parkla saab ka suvaliselt kuskilt kohta ja kohas 13 Parkla maa-ala selle hanke siis ei tule, et tegemist on meie kinnistute välikoristusega ja parkla ei ole meie nii-öelda lepingu objekt. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Ja, palun. Ma loodan, et mida rohkem neid on, seda parema tulemuse me saame, aga hinnanguliselt 3, 4, 5, et me ei ole turu-uuringut. Kuidas? Ei ole, meil ei ole selleks luba. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Kaasettekandega palun majanduskomisjoni aseesimees, härra Kärk, palun. Lugupeetud volikogu, majanduskomisjon arutas igakülgselt seda eelnõu ja jõuti ka tõdemusele, et järgmisel hankel võiks kaaluda sise- ja väliskoristuse lahutamist üksteisest, kuid sellel hankel kindlasti seda vajadust ei ole ja 12 poolthäälega otsustati eelnõu suunata volikogusse. Aitäh! Kas kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole. Kes on selle poolt, et antud eelnõu toetada? Palun andke käega märku. Kes on vastu? Ei ole. Erapooletuid? Ei ole. Sellega on päevakorrapunkt vastu võetud. Lähme edasi ja järgmiseks päevakorrapunktiks on loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks, see on siis ühistranspordi korraldus. Ja ettekandega esineb Rainer Aavik, abilinnapea, palun. Lugupeetud volikogu, täna kehtiv liiniveoleping on järgmise aasta lõpuga lõppemas ja seetõttu on vajalik välja kuulutada uus hange selle jaoks. Uue hankeperioodiks on planeeritud siis kuni 9,5 aastat ja kui täna maksame oma liiniveo eest circa 3,1 miljonit, siis tõenäoliselt 2017. aastast võib oodata väikest kasvu, sest et planeerime kasutusele võtta uuemad bussid ja seetõttu võib see summa suureneda 3,3 miljoni eurone ligikaudu. Huviliste puudust tõenäoliselt olema ei saa, nii et konkurents on väga tihe ja hetkel siis on tõsine töö selle nimel käinud, et hea tulemus saavutada. Aitäh. Kas hinnatõus on siis 1,8 versus 3,... Ei, 3,1 ja 3,3. Okei. Siis kas on küsimusi? Ja palun. Kas on mõeldud ka selle peale, et keskkonda säästvad gaasi? Just.
just, et me oleme seadnud ühe sellise põhimõtte, et need peaksid bussid kindlasti vastama Euro 6 tingimustele, mis tähendab seda, et tund aega võivad need kinnises ruumis töötada nii, et töömees veel seal kõrval nagu aitäh. Kas on enam-vähem teada, kuidas see mõjutab piletihinda? Täpselt veel teada ei ole, ega seda otsust tehtud ei ole, et eks me pärast hanke tulemuste selgumist saame seda arutada, et kas see kajastub kuidagi ka piletihinnas või eraldame selle lihtsalt linna eelarvest juurde sinna. Kas on veel küsimusi? Jaa, palun. Kas ikka see 9 lood või 10 aastat liiga pikk ei ole? See peab jääb Virumaalt olema, kes teab niisugune buss ja millega sõidab 10 aasta peale. Õnneks on selle jaoks ka planeeritud lahendus, et lepingu põhipikkus on 7 aastat, mida siis on võimalik kuni 2,5 aastat pikendada. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Jaa, palun. Mul ei ole küsimus, aga meil on saalis spetsialist Kätk, kes võiks natukene hanke põhitingimusi hästi lühidalt rääkida, sellepärast et me praegu küll anname nõusoleku, ilmselt see nõusolek tuleb, seda vaja teha, tegemist rahvusvahelise hankega, kogu maksumusega üle 30 miljoni, mida me praegu hääletame. Me võiksime teada, et mismoodi see leping järgmiseid aastaid arvestab, et seal on omad koefitsendid, mida vaadatakse iga aasta üle ja võib-olla äkki natukene täpsemalt saaks teada, mida siis on hääletada. Ja aitäh ettepaneku eest, et see võimalus on lausa päevakorra järgi olemas, kuna kaasettekanne tuleb majanduskomisjoni aseesimehe poolt, et siis see võimalus on, ma ei tea, puldi taga näiteks ettekande teha, aga kas on veel küsimusi ettekandjale? Ei ole, siis palun kaasettekandega majanduskomisjoni aseesimees. Lugupeetud volikogu, lugupeetud külalised, kõigepealt majanduskomisjon arutas küllalt pikalt seda teemat, sest summad on suured, aeg on pikk ja inimesed tõesti ootavad nagu uut kvaliteeti ühistranspordis. Ja kõlama jäi võib-olla üks selline põhimõtteline küsimus, et kas see hange on kooskõlas meie linna arengukavaga aastani 2025, et kui arengukava näeb ette seda, et me peame nii-öelda autostumist vähendama, et kas siis ka ühistransport vastavalt suudab siis neid kasvavaid sõitjate mahtusid nagu teenindada. Ja sai ka siis seal komisjonis vastatud selle kohta, et tõepoolest arvestab ka uus hange meie arengukavaga, linna arengukavaga. Ja hääletustulemusel oligi siis, tulemus oli selline, et 11 oli poolt, vastu ei olnud kedagi ja 1 jäi erapooletuks. Aga nüüd, mis puudutab seda hanget, siis siin on siis nii-öelda 2 asja. Üks on siis see, kuidas nüüd valitakse välja see võitja ja teine on siis see, mis võib-olla inimesi puudutab kõige rohkem, et millistele nõuetele peavad vastama meie linnalinni bussid ja piletisüsteem. Ja siin esitati ka see küsimus, et mismoodi see hind siis muutuma hakkab, et kui ta 2017 välja valitakse, et kus me teame, milline ta saab olema siis 9,5 aasta pärast. Alustan lõpust, et hinna muutmiseks kasutatakse sellist koefitsientide süsteemi, mis võtab arvesse siis bussijuhtide palgakasvu võrreldes eelmise perioodiga, võtab arvesse kütusehinna kasvu ja võtab arvesse elukalliduse kasvu. Kõik need kasvud võetakse, need koefitsiendid antakse Maanteeameti poolt ja Statistikaameti poolt ja vastavalt proportsioonid siis saavad lepingusse kirja pandud. Ja tähendab, et kui vanas lepingus oli meil see, et hind ei saanud väheneda, siis uues lepingus tuleb kindlasti sisse see, et hind võib mõlemas suunas muutuda. See tähendab, et me ei arvesta ainult kasve, vaid arvestame ikkagi hinna muutust. Praegu on muidugi kütuse hind on niivõrd madal, et ega me küll väga ei usu, et ta veel nagu langeda võib. Aga mis hinda mõjutab kindlasti on see, et kui me võtame kasutusele gaasibussid, siis gaasibussid tänapäeval on juba odavamad
üleval pidada veidi kui diiselbussid, et vähe sellest, et nad on siis keskkonnasäästlikumad, nad on ka odavamad. Ja üks nagu veel aspekt on see, millest veel on natukene võib-olla vara rääkida, aga valitsusel, Eesti Vabariigi valitsusel on eesmärgid suurendada taastuvenergia kasutamist selliselt, et aastaks 2020 peab ühistranspordis 10% sõidukitest kasutama taastuvenergiat ja sellega seoses me loome ka võimaluse näiteks biometaani kasutada Pärnu ühissõidukites, kuna gaasibussid võivad sõita nii maagaasiga kui ka biometaaniga ja kaalumisel on ja arendamisel on projektid, kus võib-olla hakatakse biometaani ka Pärnus kohapeal tootma, nii et ütleme, meie oma reoveesetetest toodetud biometaan siis nagu käitaks meie linna ühistransporti, et need kogused on läbi arvutatud, et see on täiesti, see võimekus on meil olemas. Nüüd bussidest endist sai räägitud, et on gaasibussid. Nüüd täpne arv veel selgub, et kas me läheme selle riski peale, et me kasutame 100% gaasibusse või jätame riskide maandamiseks osa busse diiselmootoriga, sest nagu me teame, gaasitanklad Pärnus on praegu üks, ta võimsus nagu ei vasta päris sellele mahule ja et kui midagi juhtub, et bussid ju peavad sõitma, et kaalume praegu, kas osa busse igaks juhuks jätta diiselmootoriga või mitte. Sõltub ka läbirääkimistest gaasifirmadega, et kuidas nad garanteerivad. Inimesi muidugi puudutab kõige rohkem see, et kõik bussid oleksid siis madalapõhjalised, madala põrandaga tähendab õigemini. See tähendab, et ka tagumine uks on madala sisenemisega, eriti kuna meil on ümberistumistega süsteem ühelt bussilt teisele, et siis inimene esiteks saab olla alati kindel, et ta madala põrandaga bussilt saab ka teisele madala põrandaga bussile, praegu on osa busse astmetega ja inimestel on probleeme. Siis kõik bussid saavad olema varustatud rampidega ratastoolide jaoks ja ka vastavate nuppude süsteemiga niimoodi, et kui ratastooliga inimene soovib siis keskmisest uksest siseneda, siis saab ta vajutada välisküljel oleva nupu peale, bussijuht tuleb, abistab teda, teeb rambi lahti ja siis aitab ratastooli sisse ja pärast siis ka aitab välja. Siis kavas on tellida bussid selliselt, et nad oleksid 3 uksega, kusjuures siis keskmine tagumine uks oleksid 2 poolega, et mitte nagu 4 uksega, kuna 4. uks on nagu halvasti nähtav bussijuhile ja seal võiksid parem siis juba istmed olla, aga samal ajal on plaanis siis bussi esiosas natukene vahekäiku laiendada, see tähendab, et nii nagu vanasti Ikarus-bussidel üks külg oleks nagu üksikud istmed, et inimestel oleks ka liikumisruumi. Neid tehnilisi tingimusi on muidugi praegu juba 5 lehekülge välja töötatud, me oleme kohtunud nii bussifirmadega, bussijuhtidega, ametiühinguga, puuetega inimeste kojaga ja isegi gaasifirmadega, et praktiliselt siis, kui nad on valmis, kindlasti me siis tutvustame ka kas komisjonis või teeme mingi töögrupi, igal juhul tutvustame nii tehnilisi tingimusi kui hanketingimusi ja on võimalik teha ka ettepanekuid. Aitäh! Tegemist on tõepoolest olulise punktiga ja suur tänu põhjaliku ettekandest, aga palun jääge oma kohale. Ja palun küsimus ettekandjale. Jah, väga hea. Kui ma ütleksin nagu lühidalt, kui leping on 9,5 aastat pikk, siis kõige vanem buss, mis lepingu lõppedes saab olla, on tegelikult 10,5 aastat vana. Millest see tuleneb? Me ei määra praegu bussi vanust selles hankes selle tõttu, et ei tekiks vaidlusi vedajatel, kas uus buss on 2016 aasta numbriga või 2017 aasta numbriga, see ei oma tähtsust. Alates 2015 aasta hakkas kehtima Euro 6
emissioonistandard ja meie nõue on see, bussid peavad vastama Euro 6 nõuetele. Varasemad standardid, näiteks Euro 5, ei olnud nii head, sest oli võimalik Euro 3 ja Euro 4 ümber ehitada Euro 5-ks ja manipuleerida, aastaarv oleks võinud siis olla ükskõik milline. Praegusel juhul võib öelda, buss ei saa olla vanem kui 2015. Aga kuna gaasibussidel üldiselt järelturgu ei ole, siis on ülimalt tõenäoline, et tullakse hankele uute bussidega ja need samad lepingus on ka sees, samad bussid peaksid sõitma siis kuni lepingu lõpuni või kui on vaja vahetada, siis vähemalt samaväärsete või paremate vastu. 10,5 aastat lepingu lõppedest. Jah, lepingusse sisse läheb Euro 6 ja selle nõude järgi kõige vanem buss lepingu lõppedes saab olla 10,5 aastat vana. 10,5. Jah. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Igaks juhuks veel ütlen seda, et bussid saavad olema kõik Pärnu linna selle lipuvärvi sinised ja sinna tuleb siis ka kleebist disain peale, aga seda konkurssi või seda kavandit meil veel valmis ei ole, aga linnakunstniku arvamus oli küll see, et võiks olla siis sinised lipuvärvi bussid. Aitäh. Kas küsimusi ei ole? On, palun. Minu teada ei ole nendel materjalidel sisulist vahet. Et seal pigem oli lihtsalt selle allkirja vahe, et kas seal oli Anemetsa allkiri või oli see Rainer Aaviku allkiri, aga sisu oli sama nagu. Kas on veel küsimusi? Küsimusi ei ole. Kas on sõnavõttu soovi selle päevakorrapunkti osas? Ei paista olevat. Palun hääletame ja tegemist on koosseisu enamuse nõudva punktiga. Kes on selle poolt, et antud päevakorrapunkti toetab, palun andke käega märku. Kas on protseduuriline küsimus? No see on sõnavõttu soovide juures, aga teeme vaheaja 5 minutit. Keskfraktsiooni palvel võtnud vaheaja. Aitäh.
kes on selle poolt, et antud eelnõu toetada? Palun andke käega märku. Kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on päevakorrapunkt vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Pärnu linna arengukava aastani 2025 muutmine. Ettekannega esineb Rain Ravik, Aavi linnapea, palun. Läksimegi suvepuhkusele sealtmaalt, et arengukava muudatused kiideti linnavolikogu poolt heaks ja suunati avalikustamisele. Arengukava oli terve suve avalikustamisel ja augusti alguses oli siis avalik arutelu, kus aktiivsemad kodanikud said oma mõtteid ka kohapeal põhjendada. Avalikustamise käigus laekus 8 isikult või organisatsioonilt kokku 15 ettepanekut, mille siis linnavalitsus vaatas läbi ja andis oma hinnangu, et kas seda arvestada või mitte. Võrreldes siis avalikustamisele suunatud arengukavaga on linnavalitsus teinud mõned muudatused. On lisatud siis multifunktsionaalsete spordiväljakute rajamine, pisut summasid siis muudetud bussiterminali rajamise elektroonilise piletisüsteemi puhul, tõstetud siis summasid 2017. aastast järgmisele aastale, sest loodame juba järgmisel aastal sellega aktiivselt tegelema hakata ja neid kulud nii-öelda varem kanda. Ja siis oleme vähendanud kahe tegevuse eelarvet, üks on siis multifunktsionaalse ürituste väljaku kulud ja teine siis Ranna kõlakoja renoveerimise kulud. Linnakodanike poolt tehtud ettepanekud üldiselt puudutasid siis linnaruumilisi küsimusi, et kuidas linnaruumi veelgi atraktiivsemaks muuta ja aktiivsed linnakodanikud siis rääkisid ka üldisemalt, et mismoodi oleks mõistlikum arengukava üldiselt üles ehitada. Ja paar muudatust oli siis ka komisjonide töö käigus. Oleme siis täpsustanud suitsuvabade alade sõnastust siis järgmiselt, et suitsetamise vabade alade suurendamine Pärnu linnas ja täiendanud linnakraavide ja sonnide korrastamise puhastamise punkti täiendavalt siis kuursaali esise sonni täitmisega. Ja sõnastanud siis ka või täpsustanud pisut uue raudteejaama juurde rajatava tänava rajamise temaatikat ja staadioni projekteerimist ja ehitamist. Aitäh. Kas on küsimusi? On, palun. Aitäh. Mu teema on sõpruslinnadega seoses, et kui ma võrdlen Pärnut Viljandiga, siis tundub, et Viljandi väärtustab linnaruumis sõpruslinnasid enam. Ka Pärnul oleks põhjust tänulik olla selle abi ja toetuse eest, mida me minevikus oleme saanud. Et kuidas võiks Pärnu linnaruumis olla märgatud see, et me teame, mäletame ja hoolime oma sõpruslinnadest? Iseenesest jah, järgmiseks aastaks on juba planeeritud Vaasa pargi korrastamistööd, et Vaasa selts on annetamas Pärnu linnale ühte skulptuuri või linnaruumi objekti, et selle nimel siis tegelikult on töö juba täna mõnda aega käinud, et Vaasa park saaks uue ilme. Teised linnad, kas niisugust ühte koondatud paika või teksti või viitasid või niisugust tendi ei tule? Iseenesest on see kindlasti mõtlemise koht, et eks me võime seda eraldi arutada, iseasi, kas see arengukava küsimus on, et kindlasti teema ju tähtis iseenesest. Aitäh ja veel küsimus, palun. Aitäh, oli komisjonis ettepaneku arengukavasse lisada läbilinna jätku projektina nimega. Hoovid korda küll, just hoovid korda sai ka 15 000-ga igal järgneval aastal. Aga ma ei tea isegi parandusettepanekut, on siis teksti sisse viidud täna muusid materjalid? See on sinna sisse viidud sellesse tabelisse, lisasse. Kas on
veel küsimusi? Ja palun. Ega seal väga head muud lahendust ei ole, kui kodanike endapoolne kontroll ja tähelepanu juhtimine. Tegelikult Pärnu linnal on ju nüüd vist sellest aastast viisaka pärnaka kampaania, mis siis juhib tähelepanu kõikide nendele asjadele, et ei ole viisakas suitsetada rannas, et ei ole ilus prügi maha visata, et eks see on pikaajaline tegevus, et seda kindlasti ühe päevaga ei muuda, aga töö selle nimel käib, et see asi paremaks läheb ja rannas on tegelikult, oli ikkagi olukord parem kui varasematel aastatel. Ja ühele volikogu üks küsimus. Palju? Kaks küsimust, vabandust, kaks küsimust. Täpselt info ja palun siis et linnakodanik võib ju sekkuda küll, et ära suitseta, siin ei ole see õige koht, aga need, kes oma tööst palka saavad, ma mõtlen politseid ja heakorrapidajaid, seal Sedon spa juures on niisugune plats, kus on selja taga pingid. Alates juunikuust on ühe pingi seljatagi pooleks. Esialgu vedeles ülemine pool seal maas, nüüd on see kadunud, ma käisin sõidanud sealt rattaga mööda ja ma olen saanud ka 2 korda meili sinna linnavalitsusele, et olge vaid tehke korda, midagi ei ole muutunud. Et kas keegi linnavalitsuse liikmetest ka sõidab või jalutab, ta tekkis isiklik piinlik emotsioon seal, et minu kirjad ei jõua kuhugi ma vaatan. Ma jah, täpselt ei tea, kust te selle kirja saatsite, aga ma võin ise kinnitada, et mina käisin suvi läbi peaaegu igal õhtul nii rannapiirkonnas kui kesklinnas aktiivselt ringi ja see pingiteema iseenesest on mulle isegi teada, et nii-öelda plaanida vähemasti pandud on. Need plaanide realiseerimine kipub muidugi pisut kauem aega võtma, kui tahaks. Et neid pinke püütakse järjest korda teha. Ma olen nende pinkide osas üsna sama meelt, et selle Edoni juures seal väljakul võiksid need pingid olla korra üle lihvitud, õlitatud, et näeksid pisut viisakamad välja. Kas ma tohin ise ära parandada? Noh, ma arvan, et kodaniku initsiatiiv on alati tervitatav. Okay. Ja palun. Aitäh volikogu, ma mõtlesin, et volikogu liikme õigused pidanud ühe küsimus. Nüüd on kõik taastanud. Ma volikogus komisjonis küsisin teile ühe asja kohta ja see puudutas nimelt läbitoomine varjupaikakohti. Seal on sõnastuses rajamine. Kas see on seotud nüüd Vaikla arengutega, et inimesele läbitoomine varjupaikast kuhugi mujale ja mida see rajamine sõna tähendus pärast, et füüsiliselt on olemas? Jah, selle osas on täna tegelikult olemas päris kindel erainitsiatiiv ja loodame siis, et kodutud loomad saavad endale parema koha. See tähendab ikka kuhu? See tõenäoliselt tähendab, jah. Ja kas mul veel küsimus? Ei ole. Siis aitäh ettekandjale. Ja kaasettekandega palun Enn Raadik, olen komisjoni esimees. Komisjon arutas ja komisjoni hääletamistulemus oli 14 kõik olid Euroopas kohal. Tegime ka lisahääletuses saanud tänaseks õigus juurde lisada. Aga ühest küljest on Pärnu linn nagu väike linn, teisest küljest suur linn ja tegelikult oli nagu päris paljude komisjoni liikmete
kas kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole. Kes on selle poolt, et arengukava muutmist toetada, palun andke käega. Muidugi. Kas on sõnavõtusoove? Ja loomulikult on, palun. Minutiga ei saa 30 aasta tööst rääkida, siis me teemegi. Lugupeetud volikogu juhatus, lugupeetud volinikud, mina mõtlesin, et räägiks natuke sellest paksust, kuna paljud olete ju minu lapselapsed ja teised lapsed, nii et ma ikkagi võtan selle julguse ja täiesti näete, mul on niisugune tore kaust tehtud Pärnu linna ja linnavolikogu, linnavalitsus, Pärnu linna arengukava aastani 2025. See on väga tubli daam see meie arendusosakonnast, kes selle on valmis teinud. Kas nüüd kõik seda on läbi lungenud, seda ma kahtlen, sest et minul läks küll pärast pea segamini. Ja siit 18 leheküljelt ma leian üles niisugune asi, et Pärnu visioon aastaks 2025. Pärnu on atraktiivne elamuskuurort Läänemere ääres, kõrge elukvaliteediga linn elamiseks, õppimiseks, töötamiseks. Hüüdlauseid on siin väga palju, vaat niisama, et arendame, parendame, aga tegevusi, neid on siin tõesti üle 300 tegevuskavas neid ja raha jagatud, kõik ma ütlesin, et on nii ilusasti, kõik on tehtud, graafikud ja vägevad protsendid välja toodud, aga kusagilt ei loe välja, kuidas me selle visiooni ellu viime päris. Kui ta on nii ära jagatud 300-400 punkti peale, kuidagi me peaks kokku võtma, ma ei tea, kas pärast eriti tegema siis volikogus või nii, et kuidagi kirjutaks siis selle visiooni kirja. Kui me ütleme missugust elamust pakume, kas me pakume seda, et siin vedeleb, konid on siin, seal maas, või et kell 8 hommik on Pärnus puhas koristatud linn, tänavad kastetud. Et millisest elamust me pakume, eks ole. Aga et see elamust ei loe kuskil välja, eks ole. Aga et me tõesti, et teeksime midagi, et ta on tõesti elamuskuurort. Ja siin niisugused teised punktid nagu veel, mis see atraktiivsus siin, kõik, eks ole, et kuidas me siis teeme, kuidas meil on, siin on kõik, kuidas meil on vägev transport, kõik sedasi, kõik arvestame, hüüdlaused on palju, aga me peaks neist hüüdlausetest tegema niisuguse konkreetse tegevuskava. Kui meil on 350-400 punkti tegevuskavast, siis on nagu ikka üle küra see koer, kelle kõht on ikkagi tühja, olgu kõik lubavad sööta teda. Aitäh! Ja, suur tänu sellise kompaktse sõnavõtu eest. Kas on veel sõnavõtusoove? Ei ole. Et siis küsin, kes on selle poolt, et arengukava muutmist toetada. Palun andke käega märku. Kes on vastu? Kas on mõni erapooletu? Ei ole. Sellega on päevakorrapunkt vastu. Lähme edasi ja järgmise päevakorrapunkti juures oleme, milleks on Pärnu linna eelarvestrateegia aastaks 2016 kuni 2020 ettekannega. Palun abilinnapea Meelis Kukk. Tere päevast, austatud volikogu! Palun kinnitada eelarvestrateegia aastateks 2016 kuni 2020. Eelarvestrateegia analoogselt arengukavaga on läbinud avalikustamise ja avaliku arutelu. Esimese lugemise järgselt tehtud muudatused puudutavad
investeeringute osa, nimelt aastasse 2016 on toodud kogumahus rannastaadioni valmimine. Esimesel lugemisel oli summa jaotatud 2 aasta peale, 16–17 aasta peale, nüüd see 610 000 17. on toodud aastasse või tulevasse aastasse. Ja seda sellel põhjusel, et Pärnu linn taotleb riigieelarvest toetust 500 000, see töö ja tegevus käib. Tulemust muidugi ei ole ette teada, aga usume paremat. Ja 110 000 me võtame kassa jäägist. Ja et see asi kõik ka tões ja usus kirjeldatud oli, nii on see ka eelarvestrateegias kajastatud. Oleme korrigeerinud investeeringusummasid 2016. aastal multifunktsionaalse väljaku rajamiseks ja ranna kõlakoja renoveerimiseks ja ettepoole aastasse 2016 on toodud 2 investeeringusummat. Need on Pärnu ühistranspordikeskuse rajamisega seoses. Ja kui tõepoolest me riigieelarvelise toetuse saame staadioni rajamisse, siis meil 500 000 on vahendeid üle ja selle 500 000 paigutame koolihoonete renoveerimisse aastale 2017 ja samuti 63 000 võrra suurendame lasteaedade renoveerimise summat ja jäägi lisame kassa jäägile. On üks muudatusettepanek ja see muudatusettepanek on samuti seotud investeerimistegevusega. Nimelt linn on algatanud projekti raudteejaama ühenduste rajamiseks. Vastav tegevus on finantseeritud Regionaalarengu fondi vahenditest, rakendusasutus on KIK ja kogu vabariigile jagatav toetuse summa on ligi 12 miljonit. Selleks on koostatud projekt koos projekteelarvega ja see projekt eelarve summa on 70,41 000 suurem, kui meil oli eelarvestrateegias. Nii et lõiku tänava rajamine uue raudteejaama juurde, see kogu investeeringu summa on 1 541 000 ja see on ka vajalik selleks, et dokumentides oleks korrektsus ja KIK on esitanud ka linnale küsimuse, kas linna peal on õigus garanteerida, seal on peetud küll silmas omaosalust, aga koos omaosalusega peab ka toetuse summa täpne olema. Ja investeerimistegevuses kajastatud muudatus on toodud ka lisasse 1 Pärnu linna eelarvestrateegia. Nii et lühidalt öeldes 70,41 000 selle ühendustee rajamiseks on nüüd kajastatud kõigis eelarvestrateegia ridades. Ja veel meeldetuletuseks, et eelarvestrateegia kohaselt nii linna laenukoormus kui linna grupiasutuste laenukoormus on normi piires ja väheneb ajaliselt ja me lähtume oma tegevuses, et vaba kasutatav raha oleks vähemalt 10% põhitegevuse tuludest ja ka see on täpselt nii eelarvestrateegias kirjeldatud. Aitäh! Aitäh! Kas ettekandjal on küsimusi?
eelarvestrateegiasse otseselt ettepanekuid ei tehtud, seal mõningad ettepanekud tehti linna arengukavas, aga need, mis ka arengukavas kajastamist leidsid, aga selliseid, mis eelarvestrateegiat muudatusi tingiksid, selliseid ei olnud. Aitäh. Palun veel küsimusi? Ei ole ühtegi. Ja kaasettekannega palun Andrus Kärpuk, majanduskomisjoni aseesimees. Lugupeetud volikogu, majanduskomisjon arutas päris põhjalikult seda eelnõu ja kõige rohkem aega kulutati ettevõtluse inkubaatori, rannastaadioni ja bussiterminali peale. Need küsimused said ka sellisel määral vastatud, et kõik kohal on 12 majanduskomisjoni liiget äärmiselt otsustasid saata eelnõu volikogusse. See on tekstis juba kajastatud. Tekstis kajastatud, tekst on parem. Okei, siis kas on kaasettekandjale küsimusi? Ei ole. Et eelnõu algataja poolt tehtud muudatusettepanek on eelnõu tekstis juba kajastatud, seega hääletame eelnõu parandatud teksti. Kas on sõnavõtusoove? Ei ole. Siis hääletame. Kes on selle poolt, et eelarvestrateegiat toetada, palun andke käega märku. Kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on eelarvestrateegia vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013–2025 kinnitamine, selle arengukava muutmine. Ettekannega esineb Jana Metsavi, linnapea, palun. Aitäh, austatud volikogu juhatus, volikogu liikmed, head külalised. Arengukava 2013–2025 haridusvaldkonnas aastani 2015, 1. september siiamaale on täidetud. Tähendab, haridusvõrk on ümber korraldatud, muudatused sisse viidud, meil on riigigümnaasium, meil on veel 3 gümnaasiumit, millest üks siis munitsipaalgümnaasium, üks erakool ja üks täiskasvanutega munitsipaalgümnaasium. Kõik see, mis nüüd selles eelnõus, mis teie käes on muudetud, on kooskõlas just natuke aega tagasi vastu võetud eelarvestrateegiaga ja veel enne seda vastu võetud linna arengukavaga. 2 lugemise vahel parandusettepanekuid ei tulnud, küll tuli üks arvamus, et PISA-testidega ei peaks üldse arvestama ja nendele mingeid viiteid tegema. Sellega me ei nõustunud, need viited on siin endiselt, et võtta aluseks õppimise poole pealt ka ikkagi seda taset, mis PISA-testid näitavad. Ja hariduskultuurikomisjonis tehti märkuseid, et siin on kirjavigu. Me tõesti leidsime 2 kirjaviga, ühe koha peal oli A-täht ülearune ja ühe koha peal oli suure tähe asemel väike täht või oli see vastupidi. Need parandused on siia sisse viidud ja veel oli parandusettepanek, et kooliraskustes sõna asendada õpiraskustega ja ka see on siia sisse viidud ja selle kohta ma esitan ka muutmisettepaneku, et meil ei ole enam kooliraskused, meil on õppimisraskused ja muud muudatusi siin ei ole. Aitäh teile! Aitäh! Kas ettekandjal on küsimusi? Saab valida on, palun. Aitäh! Ma olen natuke uudishimulikune teemat kõrvale, kuna nüüd on
alati väike. Mitte ainult õpetajatel, vaid kõigil teistel inimestel ka, ükskõik kus nad töötavad. Aga kuna üldhariduskoolide õpetajatele makstakse palka riigieelarvelistest vahenditest ja ka piirmäärad on paigas riigi poolt, täna kehtib endiselt, et õpetajate alampalk on 900 eurot. See täna kehtib. Kas ta muutub uue eelarvega, riigieelarvega, ei oska täna öelda. Aga tegelik Pärnu linna õpetajate, üldhariduskooli õpetajate keskmine palk on natukene üle 1000 euro. See puudutab üldhariduskoole. Hoopis teine teema on see, mis puudutab alusharidust ehk lasteaedasid ja huviharidust, kus on palganumbrid väiksemad. Aga ka seal on olnud palgatõususid vastavalt sellele, kuidas volikogu on eelarve vastu võtnud ja need piirmäärad kehtestanud. Seal on keskmine palk kuskil 700 praegu. Aga ikka loomulikult on väike. Aitäh, ja palun teil küsimus. Aitäh. Probleemid Pärnu koolides. Selle nimega uuringut on tehtud 2001, 2006, 2011. Minu küsimus, kas 2016 tuleb? Planeeritud on siin kuskil sisse oli kirjutatud, et õppeaastal 2016-17. Tore. Ja siit lähtub minu protest õigemini. See on olukorra ilustamine, kui me kooliraskused asendame sõnaga õpiraskused. Koolikiusamine, millest on väga palju juttu. 2011 uuring tõi välja, et 700 last Pärnu koolides on kannatanud isiklikult koolikiusamise läbi. See ei ole õpiraskus. See on see, et sa oled natuke teistpidi ja su elu tehakse põrgus. Ja see mõjutab ka nende laste tulevikku. Minu arvates see ei ole õige asendada sõna kooliraskus õpiraskustega. Ma olen sinuga ühte meelt, aga kahjuks seadusandlus räägib vastupidist ja me pidime, kuigi meile meeldis ka kooliraskus rohkem, aga kuna sellist sõna ei kasutata enam, siis tuli see asendada teised. See on mingi Brüsseli direktiiv. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ja, palun. Ma ei tea, sest alammäär on mõlemil ühesugune, 900. Selles mõttes ei oska öelda. Võib-olla uuel aastal, kui riigigümnaasium oma õpetajate keskmist palka avalikustab, siis võib-olla saame seda teada, aga täna ei tea. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Siis kaasettekandega esineb kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Jüri Lebedev. Aitäh. Kas kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole. Siis eelnõu algataja on teinud muudatusettepaneku, mis on jõudnud eelnõu teksti ja siis me hääletame selle muudetud eelnõu teksti. Kes on selle poolt, et toetada haridusvaldkonna arengukava muutmist? Palun andke käega märku. Kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? 1. Sellega on eelnõu vastu võetud. Päevakorra järgmine punkt on linnavara võõrandamine otsustuskorras ehitada teed T2. Ettekannega esineb Rain Ravik, abilinnapea, palun. Tallinna Kaubamaja kinnisvara aktsiaselts taotleb siis otsustuskorras ehitajate T2 kinnistu mõttelise osa võõrandamist aktsiaseltsile. Tegemist on siis Ülejõe Selveri nii-öelda parkla laiendusega, mida nad täna on linna käest rentinud. Nüüd soovivad nad selle parkla korralikult välja ehitada
ja selle jaoks kõigepealt saada selle kinnistu mõttelise osa siis omanikuks. Ja hind, millega nad on nõus seda soetama ja mida linnavalitsus on pidanud ka nii-öelda põhjendatuks, on 35 000 eurot. Aitäh. Kas on küsimusi? Ja palun. Ei ole tegelikult laest võetud, selles mõttes me olemegi hinnanud Maa-ameti möödunud aasta statistikat ja kohandanud seda siis piirkonnale, et ta jääbki täpselt kesklinna ehitatud teeäärse ärimaa hinna nii-öelda keskele, et see on enam-vähem objektiivne tulemus. Kuna see kinnistu on Selveri kasutuses, siis avalik konkurssi sellele välja kuulutatud ei ole, ongi müük lihtsalt õiglase hinnaga. Ja palun veel küsimus. Võib-olla oskate öelda, kas tagatisraha on ka selle tehingu juba laekunud? Just, on laekunud. Aitäh, kas on veel küsimusi? Ja palun. Tegelikult nad oleksid tahtnud juba sellel suvel selle korralikult välja ehitada, aga kuna ilma volikogu otsuseta ei ole linnavalitsusel õigus seda müüa, siis selle tagasi ongi oodanud, et ma usun, et nad on tegelikult juba projekteerimisega seal tegelenud. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh ettekandjale ja kaasettekannega esineb majanduskomisjoni aseesimees Andrus Kärpuk. Lugupeetud volikogu, majanduskomisjon pidas õigeks üksmeelselt saada eelnõu volikogusse ning kohal viibinud 12 liiget olid seda poolt. Aitäh. Kas kaasettekandjal küsimusi? Ei ole. On. Mul on lihtsalt repliik, et see oli maanteemärgi maha. Tallinna Kaubamaja väga kiiresti tahtis seda arendust juba 2 aastat tagasi viia, ei saanud seda teha, seal oli kasutatud eurorahadega ehitati teed. Nüüd on need asjad kõik linnavalitsusele üle antud, linnavalitsus sai sellega edasi minna ja see, et avaliku konkurssi on võimalik sinna teha, räägib ka sellega, et sealt ei ole võimalik sellele kinnistule muud juurdepääsu kui praegu olemasoleva selge kinnistu kaudu, nii et seal oleks tekkinud kindlasti vaidlused ja see oleks mõttetu punnitamine olnud linnavalitsusele, et teha seda avalikult. Aitäh. Kas on veel sõnavõtu soove selle punkti osas? Ei ole. Siis palun hääletada, kes on selle poolt, et toetada linnavara võõrandamist otsustus korras. Palun andke käega märku. Kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on päevakorrapunkt vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Tammsaare puiestee 22 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine. Ettekannega esineb Rainer Aavik, abilinnapea, palun. Tammsaare puiestee 22 detailplaneeringu ajalugu ulatub tegelikult 2006. aastasse, kui linnavolikogu selle algatas. 2007. aastal jõuti selle esimest korda vastuvõtmisele, aga kuna siis avalikustamise käigus laekusid mitmed vastuväited, siis on see protsess pisut olnud pidurdunud. Et võrreldes eelmise lahendusega on siis vähendatud hoone parapeti kõrgust 11 meetri peale ja nihutatud pisut hoonestusala. Sisu mõttes on tegemist siis 2-3-kordse hoonemahuga, kuhu võib rajada kuni 12 korterit. Kusjuures on oluline märkida, et parkimiskohti on kinnistul ainult 11, nii et väga palju väikeseid kortereid sinna rajada ei saa. Ja tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga ja nüüd siis pärast selle detailplaneeringu loodetavat vastuvõtmist suunatakse ta uuesti avalikustamisele, nii et siis on uuesti võimalik kõigil naabritel ja huvilistel oma arvamust avaldada.
aitäh, kas on küsimusi? Ei ole. Kaasettekannega esineb planeeringukomisjoni esimees Henn Raadik, palun. Aitäh, komisjon arutas seda, päris palju oli küsimusi, saime küsimustele kõikidele vastused ja eks on huvitav nüüd jälgida, mis avalikustamisel tuleb ja millal toimub näiteks kehtestamisel. Et volikogu komisjoni otsus oli 14 kohal olnud liiget, kõik olid poolt, et suunata volikogu. Aitäh, kas kaasettekannel on küsimusi? Ei ole. Aitäh. Palun hääletada, kes toetab antud detailplaneeringu vastuvõtmist. Palun käega märku. Kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on detailplaneeringu vastu võetud. Päevakorra viimane punkt on Ilvese tänava 20 kinnistatud detailplaneeringu kehtestamine. Just. Tänane teine detailplaneering puudutab siis Ilvese tänav 20 kinnistatud detailplaneeringu kehtestamist. Selle sisuks on siis 1400 ruutmeetrise elamumaa jagamine kaheks. Selle vastuvõtmine oli alles maikuu volikogu istungil, nii et tegemist on üsna värske planeeringuga ja selle protsessi käigus nüüd siin mingeid muutusi tekkinud ei ole, et jagatakse üks olemasolev kinnistu lihtsalt kaheks ja antakse sinna siis eramaa ehitusõigus. Aitäh. Kas on küsimusi selle päevakorrapunkti osas ettekandjale? Ei ole. Kaasettekannega palun, aitäh, kaasettekannega palun Henn Raadik, planeeringukomisjoni esimees. Aitäh. Komisjoni liikmetele ei kirjeldust maikuus tehtud töö, midagi on vahepeal juhtunud avalikustamine on kõige ja märkused tulnud, kõik 14 liiget olid poolt suurt. Aitäh. Kas kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole. Siis palun hääletame, kes on selle detailplaneeringu kehtestamise poolt, palun andke märku. Kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on detailplaneering kehtestatud ja meie tänane istung on läbi saanud. Aitäh!